tervitust sõbrad ja tere tulemast Klapperjahile. Tõepoolest augusti alguses toimub see kõik pöörasus taas ja teiegi saate sellest osa võtta ja selleks ei ole vaja mingeid kosmilisi, ulmelisi masinaid. Täiesti selliste Street Legalitega ja ATV-dega. Olete oodatud. Vaikka ütlemata kihvt kogemus on selles mõttes, et ka turistiklassis osaleda sain mina omal nahal proovida, aga mina sõitsin natuke teistsuguse autoga, aga räägi sellest autost lähemalt, et mis masinaga siis inimesi oodatakse? Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult kui me räägime sellest turistiklassist, siis tegemist on siiski tänaval legaalsete autodega, seal päris selliseid kardinaalseid ümberehitusi üldse tegema ei pea. Et nagu me siin näeme, sellel autol on pandud külge ka vints, et juhul kui peaks muda nii sügav olema, et enam rataste jõul edasi ei saa, saab ka vintsiga aidata. Aga seda otseselt vaja ei ole, on ju? Kuigi otseselt vaja ei ole ja see turistiklass on selline, et keegi ei sunni kedagi kuhugile kaelamurdvaid trikke tegema, vaid alati on võimalik mingi osa jalgsi käia, see punkt või nii-öelda geograafiline märgis, selle saab ka jalgsi ära tuua ja see on nagu rohkem sellise natuke ekstreemse automatka ja seiklus. No igal juhul, aga ta natuke kõrgem võiks olla, ma vaatan vähemalt siin isegi rehvid on ju, et siis ikkagi maastiku peale võiks olla mõeldud. Siin on juba nüüd kasutatud mudarehvi, aga ka selline võib-olla nagu tänava sõiduks kõlbulik mudarehv, mis ei ole võib-olla nii karvane nagu see, sobib täiesti kasutada. Kõik sõltub muidugi ka ilmast. Kui on väga vihmane, väga ekstreemne, siis on muidugi selline rehv eelisega. Aga mis veel võiks olla või siis mida ei pea olema, et inimesed saaksid rahuliku südamega ikkagi vaadata, et mul on nüüd tegelikult garaažis selline aparaat olemas, ma lähen ka Klapperjahile see aasta? Noh, siin on väikene valik asjadest, mis ei teeks paha, kui need kaasas on. Ehk siis tööristakast, erinevaid köisi. Kui on vints kasutusel, siis puukaitsevöö, et mitte rikkuda puude kasvavat koort. On ka veel olemas selline asi nagu plokk, kui on väga sügaval sees ja vintsi jõudu jääb lahjaks, saab läbi plokki vintsida. Kompressor, kui rehv peaks tühjaks minema või midagi sarnast. Kindlasti suvisel ajal kustuti peab autol nagu nii olema, kui sõidad, aga võiks olla 2 kilogrammine. Kilosega jah pole üldse mõtet mehed natukene suurem, kui metsaminek on, siis võiks nagu selleks valmis olla. Apteek kindlasti, rehviparandus, nöörid, labidas, ka kirves võiks olla kaasas. Siis sellel autol on siia katusele pandud selline kollane tungraud. See üldine nimetus on neil latt-tungraud. Ütleme nii, et ta otseselt ei pea see latt-tungraud olema, aga see on kindlasti väga hea lahendus, kui peaks näiteks tagasillaga kännu taha jääma või midagi sellist. Aga ühesõnaga rohkem midagi erilist vaja ole, peab olema lihtsalt enne kõik hea tahe, on ju, aga millal siis kohale tuleks tulla ja siis ma saan neid turistiklasse ka mitmeid erinevaid ju? No registreeruma peaks siiski varem, et klapperjaht.ee lehe pealt on ligipääs nendele registreerimissaitidele olemas. Turistiklassi start algab 5. augustil reede hommikul kell 10 CF Moto platsi pealt ja läbib siis, ütleme siin Tartu ja Nõo kandi põnevamaid looduskauneid kohti, kuhu on võib-olla mõnes kohas nagu raskem ligi pääseda, tehniline ligi pääseda, künkaid, mägesi, orgusid. Turistel ära sõitud, siis tegelikult on need kiired, need hullud monstrumid on ka teil olemas ja neid saab kõik näha. Jaa, tähendab kõik, kes on turismina läbinud, üldiselt jõuavad nad õhtuks või ööseks sinna telklaalasse, siis järgmisel 2 päeval saavad nad jälgida nii-öelda sportmaasturite edenemist. Ja tegelikult head sõbrad ju, kellele ATV on olemas, siis on ATV omanikud ka oodatud ju. Ja jällegi ei ole vaja mingit ulmevarustust. Ja, et Klapperjahil on siis 3 klassi ATV-sid.
õigemini siis 2 klassi ATV-sid, mis on siis tavaline, ettevalmistamata ehk nii nagu sa poest ostad, või siis on ATV klass vaba, mis tähendab, et siis võid kõik ümber ehitada. Aga täna räägime põhimõtteliselt klassist, mis on siis ATV. ATV tähendab seda, et kui sa oled ostnud endale ATV, siis sa võid tulla sellega klaperjahti sõitma ja palju tähtsam sellest ATV varustusest on see, mida sa ise kannad. Ikka riietus ka natuke peab selle peale mõtlema. Just nimelt, et starti lubatakse need, kellel on siis nõuetekohane kiiver. Kiiver, ilmselge kiiver peab olema. Siis on nõutud kinnised jalanõud, mis katavad ära selle hüppeliigese. Ehk siis nagu sina tossudega niimoodi ei tohi? Selle tossuga sõita ei tohi. Et võib olla kas siis spetsiaalsed sõidusaapad on ju, aga võivad olla täpselt siuksed ka matkasaapad, sest need hoiavad täiesti tavaliselt sellised. Nõutud on turvisvest või siis mingi, see on niisugune, millel on õlad ja rindkere ja seljakaitse. Või siis on niisugune motojope, millel on kaitsmed sees. Eks mina nagu praegu dressikaga olen, siis see on natuke ikka jamaks. Jah, et sellega päris starti ei lasta, sest stardis on ikkagi seal paarkümmend pluss ATV-d on ju. Ja kuigi see klaperjahi, see ATV sõit, ehk siis vanasti kutsuti seda softiks, et selle idee ei ole see, et nüüd hambad ristis paneme stardist minema punn põhjas ja siis oleme esimese 15 minutiga surma esinud. Et tegelikult ongi tark sõita rahulikult, enda võimeid ja ATV elu arvestades või selles mõttes, et hoides ja siis sa jõuad finišisse ja tihti lugu nendest suurtest kihutajatest palju ennem. Või siis need... Tasa ja targu on ju mingis mõttes. Absoluutselt, et see klaperjahi, see ATV sõit ongi nagu mõeldud tavakasutajale, et ta saaks rakendada või kogeda niisugust nagu natukene võistlustingimustega peaasi siis tegelikult legaalselt metsas mööda rada sõita, mis on väga põnev. Ehk siis selles mõttes ongi, et nagu mainitud sai, et ei pea olema mingi ulmelise tehnikaga autovarustusega, piisab ka täiesti tavalisest korralikust ATV-st, lihtsalt tuleb kohale tulla ja nautida. Ja ei tasu üle mõelda, on ju? Jah, ATV-l on siis ainus asi, mis on ATV-l nagu nõutud, on 1-kilone tulekustuti. Et kui autol oli 2-kilone, on ju, siis ATV on väiksem, aga tulekustuti metsas. Kui meil on väga palavad ilmad, siis kas võib lennata säde kuskilt sumbutist või mis iganes turvalisuse mõttes on see nagu oluline. Mingit tohutut varustust endale, toitu, moona kaasa ei pea vedama, kõik on koha peal, platsi peal olemas nii pealtvaatajatele kui osalejatele, et selles mõttes kas sa ostad seda ja vead kaugelt kaasa või ostad koha pealt, sööd nii palju, kui täpselt vaja on või jood, see on kõik olemas. Palju te võistlejaid ootatest, et minu teada ju ATV-sid müüakse Eestis ikkagi väga-väga palju? ATV-sid Eestis müüakse aastas kuskil 1400-1500 ühikut. Et selles mõttes võiks neid tulla, aga no ATV softi ehk tavalist ATV kasutajat 340 inimest ikka võiks või 340 sõidukit võiks ikka tulla ja kui tuleb rohkem, seda ägedam on. Jah, aga seda ei pea kartma, et seal see ATV softi rada on selline, kus ilmselt ei pea ka vintsi kasutama. Et ta on pigem niisugune tehniline rada, kus sa kulged, kindlasti saad rehvid poriseks, kindlasti saab natukene mööda vett sõita, aga niisuguseid põhjatuid auke seal ATV softil ei ole. Jah, aga kes on nagu edasi jõudnud, tahab nagu panna nagu vägevamalt, siis võib minna ATV vabaklassi ja seal on kõik võtted lubatud siis, et ehita nii suureks ja tugevaks kui tahad ja sõida nii kiiresti kui jaksad.